No nii, terekest, et täna ma tulin nüüd lendõngega ja siis uusi kahlakat testima. Et praegu olen, mis oli Hambla jõgi, et forelli maima olen juba näinud, aga kala ennast ei ole. Siin pole isegi polaroide vaja, siin on nii läbipaistev vesi. Ja praegu on pilvine, et ei läigi vastu. Ja noh, udun on ka. Vool on kiire, maime on suht palju. Kaamera hetkel veel töötab, aga midagi all viga on. Putukas on siis ise tehtud, millega viimase püügi tegin ja upub, et ei ole mingi vee peal uju ja ma arvan, praegu tuleb kasuks, sellepärast et hetkel ju vee peal ei ole ühtegi putukat, sest veel külm on. Need hakkavad suvel tulema, et siis on nagu siuke läikiv nagu kalamaim või mingi asi. Et võiks nagu töötada. Ja uue lendõnge putukakarbi sain siis ka. Et algul siin pehmemas pinnases oli raske tasakaalu hoida. Aga kivide peal läheb juba kergemalt. Nende kahlakatega ma siin ümber küll ei taha hakata käima. Nüüd läks silma. Aga see lennuka püük on üks igavesti äge asi küll. Spinning on ka kaasas, aga põhiline on täna lennukas ikka. Et saab harjutada. Ja kuna siin juba maima on näha olnud, siis ehk tuleb kala ka. Lihtsalt ma hetkel sinna keskele poole pole läinud, kus on sügavam ja kuna mul ikkagi see ümberkäimisoht on suurem, sest ma olen alles algaja, siis keskelt saaks paremaid viskeid teha. Oi, nüüd oligi täitsa jamasti. Putuks sai vette kinni ja ei läinud sinna kuhu vaja. Nii, nüüd oli juba parem. Kahlakad jäävad põhja kinni. Nii, siin on mingi kõrgem koht jälle, madalam. Oi. Kätega hoian ju õnge, et kui ma kukun, siis ma ei saa kuskilt kinni võtta. Ja praegu ei ole jälle kivine põhi, vaid on pehme. See pehme põhi on hästi halb kahlakate jaoks. Nii, aga siin on potentsiaalsem koht, ma ei taha ära rikkuda. Ei. Nöör jäid kinni. Ma ei tea, äkki näete veest seda putukat. Noh, veest väljast juba nägid seda. Hästi ettevaatlikult kõndida. Esiteks juba kala pärast, et lärmi ei teeks. Teiseks, et ei kukuks kindlasti.
jah, kahlakatega on muidu päris mõnus siin vees olla. Tunned, kuidas pressivad, vesi pressib neid kahlakaid. Oi. Hästi vaikselt siit minna. Ehk ei häiri kala. Ehk saab täna midagi. Tahaks üldse lihtsalt näha seda forelli. Pole kunagi varem elus käidagi, et forelli püüdmas. Nad peale selle eelmise korra. Aga see on ka nii väga püüdmine. Ma vaatan praegu, et teine kallas on kivisem, et seal oleks parem, aga ma siit läbi ei hakka minema. Hea ise. Oi. Jälle. Iset on juba selgemaks saanud. Aga peaks rohkem vastas kaldavist viskama. Siin kaldas liitul nii väga ei pruugi olla seda kala. Heli ma ei tea ka, kuidas peale jääb, sest viimati oli heliga probleeme. Ja see on nii väga minu süü, vaid rohkem ikka kaamera. Oi, nüüd läks alasti. No. Ja, hästi. Oi. Mis nüüd? Ei tea. See on soojem ka, et seda võiks jääst minna. No. Riduarengad. Ja see läks hästi. Nüüd see kiiresti. Nii. Jään põhja kinni. Jälle pehme. Mingi kõva.
kuule, siin vajub ikka väga. Ma ei saa minna. Ma jään kinni sinna. Ma pean teise kalda saama kuidagi. Kas ma lähen ikka siit otsa läbi? Või ma leian parema lahenduse. Äkki tuleb meil madalam koht. Või kus siin madalam oli, ma proovin teisele poole üle minna. Otsin siit madalama läbimineku koha. Nii, siin tundub kogu aeg, et läheb madalamaks, aga kui sinna poole jõuad, siis on ikka kuidagi sügav. Noh, kui sügav siin on. Kui väga sügav ei ole, siis nii, esimest korda elus kahlakatega niimoodi veest läbi ja ma olen püsti ja ma olen püsti ja ma olen teisel pool. Ma olen teisel pool ja ma olen elus. Ja siin on hoopis teine asi liikuda, siin on kivine. Aga see õhk on siin sees pükstel veel. Vool oli ka ja tõstis kuidagi hästi kõrgele, mind tunne oli. Ja selline siuke tunne tõesti, et lükkab ümber, aga hetkel veel püsti. Kuna vööd ei ole ka peal, mul vöö ise maksab nii palju, saaks mingit muud vööd iseenesest kasutada. Vihmauss on vee all. Elus täitsa. Aga kuna vööd ei ole ja teist alles nüüd tulin selle peale, et oleks nüüd mingi muu vöö võtta. Aha, maim. Siis jah. Ja siit poolt on parem püüda ka. Saab teha seda ülevat liigutust. Hetkel siit veel kõrvad. Oi. Oi. Jama, vähe. Nii, edasi. Jah, siin on jälle maimud. Ja nad ei ole kõige väiksemad, aga nad ei ole ka suured. Mitte kuidagi. Kui ma nüüd näen siin vees suuremat kala ja ma selle ära ajan, siis on küll nats ka õnn.
jah, ma võin neid professionaalseid kaugeid viskeid ei oska. Ja siin on natsa vähe ruumi ka, aga kahlakate kohta ütlen nii palju, et toimivad siiamaani. Ei ole ümber ka ajanud. Ja tore. Saab edaspidi landid ka kätte, kui kuhugi madalamasse vette kinni jääb. Kus kummikuga ei saaks. Aga kahlakadega ta saaks. Ühe korra läks mul üks parim lant niimoodi ära. Millega ma olin 3 haugi jutti saanud, mis olid kõik väga mõõdus. Natuke, üks oli natuke alla mõõdu. Oi. Nüüd ehmatas, tundus kala, aga mingi sodi oli. Oi. Nii. Aga nüüd on sodi. Kas tuleb ära või? Tuli. Kõik vist ei tulnud. Äkki tuleb veel. Jah. Ahah, siin mingid kopratammid. Siis saaks ilgelt ägedaid fotosid ja videoid. Spinning kuskil kaugemal kaldal praegu, sellele ma enam järgi ei hakka minema, et sellega proovida. Ongi nüüd lennukas. Lepite siis uue huvitavaga, millest enamus aru ei saa, et mis püdi see selline on. See on minu arvamus, aga see ei pruugi kindlasti, no ta ei ole kindlasti fakt ja ei pruugi ka tõsi olla. Lihtsalt igal ühel on õigus oma arvamusele. Igaüks arvab nii nagu tahab. Õige olgu siis ükskõik mis asi tahes. Ja, polaroidid jäid ostmata, aga õnneks ei olegi neid eriti vaja ka praegu. Aga kuna siin jões peaks haugi ka olema, siis natuke risk, et kaotan ära selle mingid putukad või selle putuka või. Aga see on ise tehtud, seda ma tean, kuidas teha uut. Mis on poest, neid tuleb uued osta, et nendest ma ei tea. Siin läheb madalamaks. Nii. Mis see mängib? Pehme, aga ikka õnneks kivile. Ilus. Kahlamissokid pean ka ostma, et praegu on lihtsalt 2 paari paksi viljaseid. Ühed õhukused, et kokku 3 paari sokke.
jama. Jama. Ma eeldan, et ma ei saa kala, aga kunagi ei või teada. Soov on ikka saada. Nüüd ma otsin korraks. Nöör tegi imeliku ahet. Siin on mingit viigast hoigas olla. Ma ei tea, kuidas kaamera vee alla näeb, aga kaamera peaksid nägema küll vee alla. Kaua ma siin olen, pole ka õrna olnud. Vaatab. Ma arvan, et enne hakkab külm, et siis ma olen ära, kui et tahtmine otsa saab või midagi. Enne on probleemiks temperatuur kui miski muu. Siin nüüd mingid vetekogud puud tulemas, et äkki nende juures silmas saada või midagi. Ujub nagu mingi väike kalmaar. See putukas. Spinninguga püügist ma nüüd ei tea, kuidas ei saaks või oleks. Aga lennukaga on küll hea. Täpilist hetkel näha pole olnud. Kõige ilus. Aga ehk veel tuleb. Kuna maimud olid juba mingites osades ära, siis peaks olema ka kala kuskil siin osas. Oi.
rutul nagu kinni jääb, nii. Hea ise. Nii. Siin on kinni. Arvan, vahepeal võiks nüüd teha putuka vahetuse. See ei ole toonud midagi. See ei ole kalasmärku andnud. Noh. Ja siin on veel maime. Tähendab, et ainult suuremates on ka võimalust saada. Oi. No, nüüd olen peale astunud. Nii. Nüüd on sassis natuke. Šup. Täna ongi põhimõtteliselt siia lihtsalt kahlama tuldud proovima. Jälle. Kõik järjest tulevad mul siin nüüd õppevideod, et endal nagu et õpin. Mida põrgut? Ritsu lendas pooleks. See hääl siis oligi. Või oota korra. Ritsu lendas pooleks selles suhtes, et ta on katki hoopis. Et ma lootsin, et see Rits ikka töötab, aga tuleb välja, et see Rits on katki. Ma arvan, et mingi hetk on tagasi minek ja spinningu rida ära järgi. Et siis tuleb hakata lendanga Ritsasid ka vaatama. Roll on uus olemas, nüüd tuleb kurat Ritsu ka saada.
täiesti pekkis. Täiesti pekkis. Jah, ma teen selle rida ka terveks. UV-vaiguga panen selle kokku tagasi. Aga noh, ei ole sellest asja, kui ta selline on. Ja kui ma teengi ta näiteks selliseks, et ta ongi lihtsalt ühes tükis. Ma ei taha siukest ühes tükis, ma tahan ikka lahti teha. Ja mis käib korralikult lahti. Mitte katki lahti. Oi. Väga hea ajastus kinni jäämiseks. Saab sassi ka nüüd. Siin hakkab liivasemaks minema, jah. Oi, pehme. Nüüd tuleb lahti võtta. Nüüd tuleb ka. Nii. Olemas. Kalda poole tagasi. No, aja. Täiesti kinni võtab. Noh, on milline video ta on kokkuvõttes, aga vähemalt on olud testitud ja siin saab kahlata. Ja siin on kala. Ja, nüüd oli mingi juba paarisendine maim. Mingi 3 senti see oli. Siit läheb see olukord juba kalasemaks. Ma loodan. Mulle endale isiklikult tundub see putukalaadne asi selline, mis võiks sellele orkale sobida, aga võimalik, et ka mitte, sest ma ei ole ju mingi eriline professionaal siin, kes üldse elu sees mingit forellikest olekski saanud. Katseksitusmeetod. Ja mõnikord see meetod töötab ka, nagu mul on juba olnud.
jälle mingi maim. Veel mingit maimu. Jama. Väga jama. Ja siin on maimu veel. Nii. Kohe varsti vahetan putuka ümber. Pane mõne teise. Kus sa jäid? Mina olen seal kusagil. Putuksin nüüd puu otsa kinni ja ta ei taha ära ka tulla. Tuleb kuidagi kätte saada. Ilma et selle õnge täitsa ära lõhuks.
käes. Nii, ja putuka vahetus siis selline oranž karp ujub vee peal ja sees on nüüd kõik need asjad magnetkinnitusega, hästi mugav. Mida ma tegin? Täitsa loll. Täitsa loll. Täiesti loll. No, mida veel? Ei tea. Hüppan nüüd see sisse ka. Pekkis. Pekkis, ma ütlen pekkis. No. Nii, ja rinnatas, kas seda ka ja läheb otsa siis teine ka ise tehtud. Ups. Ujub. Nii, mida ma kindagi teen. Teine kinnas ka käest ära võtta. Esimene kinnas välja väänata. Ja need lähevad kotti siis. Ei ole kasu. Õnneks need tal külm ei ole ja teised kindlad veel kaasas. Just sellel põhimõttel, et kui midagi juhtub ja teised on täiesti veekindlad. Kukuvad ette siis, kui vett sisse läheb, siis tuleb välja valada. Muud ei ole. Nii. Siis tuleb sellest puust edasi minna, et enam kinni ei jääks. Ja püüab edasi. Nii on mugavam püüda ka, kui kindlaid ei ole. Ja kaamera 28% akut. Tund aega filmitud ka juba. Isega ma panen vahepeal kinni ja vaatab pärast. No nii, nüüd korra jõe kaldal. 28%. Et siin on siuke ilus kopra töö. Maha langetatud, aga pole ära. Vaadake, mis mina leidsin. Praegu täiega ehmatasin, kui ma käisin enne taast lähedal. No nii, et nüüd saab video läbi. Kaamera läks vahepeal jälle tuksi, et lihtsalt lülitab välja. Asi ei ole kindlasti akus, asi on kaameras. Et akut on 26% ja siiamaani on mul kõik vastu pidanud ja kõvasti külmemaga. Selle üle 20 miinuskraadiga. Ja nüüd, kui on soojem pluss, siis nüüd läheb järsku kaamera lihtsalt kinni, mingi error tuleb ette. Aga ma ei jõua lugeda, mis seal on, et enne lülitab välja. Ja lendõnge rida pean ka ikka uue aastma. Kas ma filmin? No mis pidi see video on nüüd, ma ei saa aru. Et see lendas siit katki, rull on terve, kõik on muidu terve, aga kaameral on ka midagi viga ja muidu siit lõpetan ära, subscribe, like, comment ja näeme järgmises videos. Vaatame, mis kaameraga teha annab.